täna jälle Merka siin ja käes on meil oktoobrikuu ja mida paremat veel oktoobrikuus teha kui Halloweeni meiki. Aga plaanides seda meiki ma mõtlesin midagi, mida oleks hästi lihtne sul endal ka kodus järgi teha ja mille jaoks ei oleks vaja soetada nagu miljon kümmet muud asja, mida sul pärast vaja ei ole. Põhiasjad, mis sul on nagu meik, kõik väga okei. Ainuke asi, mis ma juurde soetasin, on siis selline valge. See on siis NYXi tavaline silmalainer ja siis on siin tavaline must NYXi lainer, mis mul juba varasemalt oli. Et see ei pea selline olema, et see võib ka olla tavaline silmalainer, et mis iganes sul kodus on. Alustame siis NYXi valgest lainerist ja kanname seda tervele silmaosale. Selle valge värvi kinnitan ma kinnituspuudriga, mis on läbipaistev ja seda võib vabalt teha ka täiesti valge lauvärviga. Siis see valge lainer ei liigu siit mitte kuskile terve õhtu jooksul. Ja need NYXi värvid on väga kaua püsivad. Ja see valge on nagu super pigmendiga, et ma üllatusin isegi, et see nii valge on. Järgmiseks ma võtan siis NYXi musta laineri ja sellega joonistan siit silma ülemise ääred. Siia tulevad siis ripsmed ka pärast. Ja nüüd hakkame silma sisemist, silma iirist, on see iiris? Silma iirist tegema. Selle jaoks on ka mul abiks selline tavaline must lainer ja sellega on hästi hea teha, sellepärast sellel on hästi terav ots. Selle laineriga ma joonistan välja nüüd need silma sees olevad valgust peegeldavad täpikesed. Kui midagi läks valesti, siis alati võid seda valget värvi uuesti kasutada ka musta peal, sellepärast ta katab päris hästi. Nii, kui see must osa on tehtud, siis ma kinnitan selle samamoodi, aga ainult musta lauvärviga. Ja see siis omakorda kinnitab selle musta paigale nii, et see ei liigu ja omakorda siis teeb seda nagu selliseks sügavamaks mustaks veel. Ja silma ümbruse siis võib teha ükskõik, mis värvi endal meeldib, ka roheline on hästi äge, aga ma mõtlesin, ma teen sinise, sellepärast sinine on natuke selline erksam ja ma ei tea, mulle endale meeldib. Aga jah, mul on siin sellised sinised lauvärvid ja lauvärviga ma värvin lihtsalt selle ümbert ära. Hetkel on see olukord siis selline selle silmaga ja nüüd joonistame peale kulmu. Ja ma ei tee silma eriti lahti sellepärast, et ma lasen sellel kuivada, sest muidu on niimoodi, et need värvid oma vahel võivad veel laiali valguda, kuna te ei ole korralikult ära kuivanud. Kulmude jaoks ma võtan tavalise pruuni lauvärvi, ma võtan selle ja joonistan kulmud. Väga lihtne. Järgmiseks siis ma panen ripsmed ja need
tavaliselt kleebin, panen siia natukene seda ripsmeliimi ka. Värvin ripsmed ka. Ja nüüd liigume edasi, teeme siia silma üles natuke sellist hajutust ka. Seda ei pea tegema, aga ma teen sellepärast, mulle tundub, et siis on natukene loomulikum. Mitte, et selle meigi juures midagi loomulikku oleks, aga mulle meeldib niisugune natukene silmavärvi ka. Hetkel ma rohkem midagi muud ei teinud, kui kontuurisin natukene põski ja nina. Ja highlighterina kasutan ma 2 toodet. Siin on üks selline valge sädelev silmavärv ja siin on selline roosakas pärlmutter. Ja jäänud on meil siis ainult huuled ja huuled ma kasutan siis MACi Pink Blade, selline roosa huulepulk. Mul on siin üks suhteliselt roosa huulepliiats. Ja see on minu üks lemmikutest MACi huulepulkadest. Ma olen seda vähemalt mingi 4 korda uuesti ostnud. See on nagu nii ilus minu arust, selline täpselt õige roosa. Panen keskele natukene teist roosat. Ja selle sama pintsliga, millega ma silmi tegin, ma panen huultele siia valget. See aitab nagu huuled siukseks veel lopsakamaks teha. Ma panen natukene highlighterit veel, mulle tundub, et sellest jääb liiga väheks. Mul on siin Diori mingisugune hõbedane. No, on natukene parem küll, on ju. Ja et kohe kindlasti väga-väga ekstra olla, lisan ma juustele selliseid sädelusi. Mul on sellist roosat ja lillakat. Kasutan selleks lihtsalt juuksekeeli ja kasutan selle jaoks pintslit. Aga ongi minu Halloweeni meik valmis. Ma loodan, et teile meeldib see sama palju, nagu mulle meeldis seda teha. Ja ma loodan, et teil tuleb üliäge Halloween ja kohtume juba järgmises videos. Ciao!